No nii, tervist! Täna siis part 2, hakkame tegema keretöid nagu lubasime. Käisin siis vahepeal ka Motonetis, ostsin mingi kivikaitse, värgenduse, viiekas oli äkki ja ise vuravaid viiekas, 250 tükki, kaks jagu küll. Et ilmselt lõikame 36 tiibadest, teeme siis põhja, sellepärast plekki mul vist ei ole, ma pean vaatama, kas garaažis leidub. Rahakotis ka plekki ei ole, nii et sellepärast ka niuke auto. Vahepeal jõudis ka Bigo siia, tõi meile klaasiliimi, kereliimi, mis iganes. Sellega lähed siis plekitükid kinni, relaka ketta, laename kõrvalt garaažist relakat, sest meil endal ei ole. Rohkem ei pea ütlema vist. Ja see ongi kõik. Ja siis hakkame tegema. Oi, vaadake, kes otsustas ka kohale tulla. Bigo. Tuleb lihtsalt. Tuud pullib lihtsalt Volkswagen D4 tiiva. Ühtegi sõna ei ütle, lihtsalt toob tiiva. Selle hüppab siit keskelt pooleks ja siis painutab siin nurka. No nii, esitiiva idee läks ka edasi. Lükkus edasi, tuli parem idee. Leidsime Mosse Logari. Või noh, leidsin. Et tuleb sellest päris hea niuke flexible materjal ka võib-olla. Laseb ise puravatega sisse ja mingi liimi ja kivikaitsmega siis kinni. Et hakkame tööle, siis lõikame relaka pooleks siit ja tuld. No nii, lõigatud kujul siis testime ära. Veel rohkem lõikama. Seda serva ikka. Eks liiga suure kaarega. Unustasin joone teha, need eyeballid tiis. No nii, katse 3 või 4. Midagi sellist. Vaatame, mis nüüd saab. Juhtmed taas kord eest. Let's go. No käi muffi. 10 korda lõika, 1 korra mõõda või midagi. Nagu ikka. Idekas, selle veel laseme siit kinni. Bam, bam, bam. Siis tambime siledaks ilusti. Ja paneme liimiga kinni. Ei tea, kas peaks selle ka ära puhastama vist või? Käime siis mingi teine päev. Ära löö. No nii, day 2 siis. Et esimene päev, kui me tegime nüüd üleeile, siis autot valmis otseselt ei saanud. Midagi ei saanud tehtud. Lõikasin ainult siis välja metalltükid, mis iganes plaadid, et panna sinna põhja. Täna siis lähme vormime need ilusti sinna paika. Liimime kinni, laseme kruvid sisse, et sain ka endale uue relaka. Mis on veel mingi jootekolvid, graveerimisasjad ja silikonpüssi. Et olen ülitänulik oma vanemate üle, et tegid niukse üllatuse mulle. Nüüd saab rahus autot ise teha, et ei pea kuskilt laenama mingeid asju. Ja vend haigelt uimab, kohe tõmbab nossi lahti ja läheb andmiseks. Peame väsinud, aga nagu räägitud sai, siis sain uued masinad endale. Et selline luut on. Ja nüüd hakkame siis, paneme laadima relaka ja vaatame, hakkame selle raipe kere tegema. Saime ka veel niukse lambikese. Mul on maaler sõber, kes siis ütles, et nõuka ajal kasutati seda mingi värvi soojendamiseks, aga mulle rohkem pigem siis garaaživalgustus. Et ta on päris võimas, et vaatame, lööme selle ka seina ja siis saame sauna teha või massaaži või mida iganes, lihased soojaks. No mine muffi, kui norm broša, terve auto valge. No nii, panime garaaži riideka selga, Legends Drive BMW. Teeks saab üks, saab asuda tööle. Osu raksu auku nullemus läinud. Oskar närimus. Proovime siis paika panna, kas sai ikka. No nüüd läks liiale. Nagu mainisin, pole ma keretöid mitte kunagi teinud.
aga ma arvan millegipärast, et ma peaks ikka roosti puhtaks tegema nüüd tagant. Sest muidu spreed jääb edasi, vaata. Teeme puhtaks, laseme mingi kivikaitse peale, äkki jääb safe. Let's go. Seni, kuni see värv kuivab siin, siis lähme prepime silikonpüssi ära ja liimi. Liim on siin, selline, see siis on, vaadangi, Big O tõi midagi kingituseks. Betoon, klaas, PVC liim, ehituse renoveerimine. No eks ta paras objekt ole meile. Ta võiks. No nii, vahepeal muutsin änglit ja juba ongi parem. Siit juba saab katsuda. See veel on vaja ära kuivatada. Laps. Savi. Läheb nii nagu on. Paneme näpuga. Ei saanud seda püssiga surutud. Ja nii, nüüd et kindlalt vett pidama jääks, siis paneme ääreka igaks juks selle kuradi liimiga kokku. Nice Deloi filmid, mida ma tegin, aga lasin siis väikse plekitüki kinni siia ja panin silkarit täis. Mis iganes liimikat. Ja siin ka soojeneb siis allpool väike auk teha, siis see karbisein, siit karbisein. Seal mingi plekk juba ootab mind. No nii, ohutus enne kõike. Üks prillid ette. No kurat, sellise tulemusega võib küll rahule jääda. Plekseb missugune kõrviga koht meisterdatud siis. Suht tihke ka selline. Ja istub idekalt. Põmm. Nüüd paneme selle L-silikoneetoriga kinni ja paar plekikat. Ei, plekikat ei saa panna, paak on ees. Day 3 siis, millal proovime teha 36. Kopp on ees, aga üks auk on veel teha ja vaatame, mis veel leiame. Vahepeal mõtlesin, näitan teile, mis ma Mossega teinud olen. Siin on väiksed graveeringud igal pool. See siis on kipsinoaga kõik tehtud ja harilikuga ette joonistatud. Lambist tuli idee. Asjaks sai see tehtud, et meil oli Mossade suvesõit ja siis mõtlesin, davai, ma tahaks midagi erilist teha, näidata rahvale. Siit tegi mingi lowrider triibud. Selline näeb välja. Päris äge tegelikult, imo. Siis on rist, mis on veel pooleni. Tegelikult tahaks siia mingi tšiki teha niimoodi, et terve kapott oleks täis. Siin ka väike triip. Siia ma olen joonistanud maa, ussi, mis iganes. Et selline. Päris äge, niisugune omamoodi. Taga on ka paar triipu tehtud. Niisugune. Ja siis muidugi on mingi rat road stiilist triibud tehtud. Need tegin Beitliga kõik siis. Kõik on käsitöö. Siis muidugi ei kihuta kabelisse kleps. Rust bucket. Kodukootud kleps. Taga oli ka muideks. See oli siis esimene prototüüp window bannerist. See läks mul lappe ja ma pidin kuskile panema selle filmis. Ja põhivärk. Kukk, linnuvabriku kukk. Auto ise selline. Kas pole varem näinud? Ikka väike kämber ja madaldus ja näitan teile, kui madal sild ka on. Noh, väike vahe. Ja sees väike tuuning tehtud. Siin on noss, muidugi tuuningvärk Mosse suvesõidule. Ja siis niisugune käigukang, Nantise. Näitan teile ka siis. Selline ta sai. Ilusti kinni lastud, stabiilne.
veits liimiga läks liiale, aga nüüd siis tõmbame puhtaks tolmukaga, teemegi roostekohad ja võtame selle lahti, laseme selle rastvapi peale ja siis saab hea, ma arvan. Siis on kindel, et kurat roost ei lähe. Tegin puidutoikaga siis endale makeshift kuradi, mis iganes telohoidiku, et videot teha. Sellepärast ma ei leidnud kohta, kuhu teid panna. Vaatan, mul on peegel olemas. Ise ei näe küll ennast, aga kõva. Jätkame siis. Ops. Ei jõuta kabelisse. Oh mate. No nii, seni kuni see jura siin kõik kuivab, siis ma teen väikse lõunapausi ja siis jätkame. Oba, ilus vaade kohe garaaži uksest. Lõunasöök on siis sama Monster ja kõige parem. Krossi kanavõileib, ops, €50. Tähendab, et kana on suur ja paks. Ops, ongi. Kõige parem, täidab kõhtu normilt. Võiks tervislikum olla ka mingi purks. Vahepeal sai pulli tehtud, siis kunagi craftisin 34 niukse lisa siis, et muidu maksid vist poes 8 sotti või midagi, aga siis ma lõikasin ise endale plastikust, sest why the fuck not, et sai 2 kruvi lastud sisse. Tegelikult peakski hoopis siia Piitrile panema. Kõva näeb välja tegelikult. Niuke homemade lisa jälle. Stiilipunktide. Käisime, tõime siis väikse kommiraha eest endale põhjavaiba, ägedat rohelist sinakat värvi ja Piitrile ka siis tagaklaas. See on siin. Palvetame nüüd, et klaas katki ei lähe taga, hui, et saaks ilusti sõidetud. Selline setup siis. Kauba auto. Näeme garaažis. Ja tuli meelde, et ühe asja sain veel ju võetud. Näitan teile nüüd. Läbu praegu. Vot. Fokusseeri ära nüüd. Silver Project. Hüdro, ühesõnaga. Hüdro, sest igal Piitril peab hüdro olema. Ja siis see mastiks, mis üks päev Pigo ostis. Sain talle makstud, see läks 8 € maksma. Hüdro oli 15 vist, klaas läks 20. No kokkuvõttes läks meil 55 €, et saada vaip, hüdro ja klaas. Mis ma arvan, et on suht okei. Või paremini vist kuskilt ei saakski. Et kahjuks peame mingit raha kulutama. Et kahjuks täitsa tasuta juppe ei saa kuskilt tänavalt, et see on võimatu, ma kardan. Veits juudine tunne on ka, et lähed tingima, vaata niuksed pisiasju kuradi 10 € peale. Aga meie projekt tulebki siis võimalikult odav või siis tasuta. Tasuta enam ei tule, aga see on võimatu. Ma arvan, kui sul just endal ei vedele terve auto, me siis ehitama ei pea. Et tuleb nii odav kui võimalik meil. Proovime lihtsalt enda pärast teha nii odav auto kui võimalik. Et näidata rahvale, tegelikult on võimalik tasuta värke ka teha. Odavaid driftikaid, siis Piitreid. See ei pea miljoneid laduma, et sõita külge ees. Mida teeb Pigo? Modifitseerin. Saab tulist rauda. Sepa poiss. Mida teeb Apo?
no nii, nagu kombeks on saanud, siis teeme päeva recap'i, mis saime tehtud. Käisime siis, tõime tagaklaasi, saime ka hüdro põhjavaiba ja see vist on kõik. Pluss siis sai klaasipind tehtud puhtaks, lasin värvi igaks juhuks peale, et roost ei läheks, et relakaga läks hulluks siin või trelliga. Siis tegin mastiksiga põhja, ülikõva, Eesti kõige kõvema põhjaga biiter. Põhi on ilus puhas, niisugune, kohe näitan teile. Ja põhi on siis officially done, näeb küll kaamera peal inetu välja, päris ilus pole nii hull. See kõik on siis kereliim, mis on laiali läinud, et ma ei viitsinud väga vaeva näha. Niisugune mõnus hubane, see nurk tehtud, seal auk tehtud. Nii, juhi pool, karbisein ilus, põhi kena. Värvisin, määrisin, sest mastiksit oli meil üle. No kurat. Siis tegin karbi ääred, sellepärast mul liiga palju seda. Ilus, kaunis, kena. Auto näeb juba automoodi välja. Lõikasime siis pagassi põhja. Sõber lõikas siin. Selline. Siia tuleb uus plaat peale. Siis on vinks-vonks. Nii, mis veel sai tehtud? Ühed proovisid siin veel kurat kapoti all käima saada, asja ei saanud, sädet ei ole. Niisugused tuled on ees nüüd. Värgid. Siis üks sõber hakkas igavusest mul kappi panema, mis siin vedeles. Võib-olla nägite video taustal. Niisugune, väike sahtlitega majandus. Kõva, ei tea, kas jääb garaažikapiks või läheb kuskile mujale. Ja nii ongi. Päev oli hea.